tegelikult terve demokraatlik riik funktsioneeribki lepingute alusel. Kodanikud ei ole riigi oma. Demokraatlik riik on oma kodanikega lepingu suhtes. Riik läänelikus mõttes ei ole nagu pere. Nii et see tüüpiline mittelepinguline suhe on pere, kui inimesed omavahel kokku tulevad, seal on hoopis mingid teised argumendid ja meil on miskid mehhanismid, mis seda klientilismi järjest toodavad. Nad kuidagi taas toodavad, me ei saa nagu lahti sellest olukorrast, kus kellelgi on alati õigus, kellelegi ei vaielda vastu, ei ole mingisuguseid konkureerivaid arvamusi ja see jõuab välja igale poole. Ülikooli tipptasemel juhtimine läks välja ülikoolist, tehti formaalselt nõukogu, aga nõukogus on 11 liiget, 6 neist on väljaspoolt ülikooli, need on esindusfiguurid, kellel ei ole õieti aega, kes ei tea sellest ülikoolist õieti midagi, kes see nõukogu käib aastas mõned korrad koos ja see on nüüd ülikooli jaoks kõige kõrgem organ, mis jagab vahendeid. Praegu veel keegi ei tea, sest koha peale jäeti üks senat, aga kuidas nüüd hakatakse seda rahakest jagama nüüd juba mingite allüksuste tasandid, seda praeguseni keegi ei tea. See on puhtalt tsentraliseeritud, jälle viidud tegelikult ministeeriumi tasandile, sealt tuleb mingi raha ülikoolile ja ma ei tea, mis see ülikooli elul üldse kaasab. Seda me alles näeme. Kuritegevuse kontroll, kriminaalpoliitika. Et kuidas see on, ütleme, viimase 10 aastaga Eestis, mis on siin juhtunud. On toimunud väga selge Justiitsministeeriumi kätte kõikide asjade andmine. See hakkas väga intensiivselt peale siis, kui ministriks tuli Lang, kes on praegune kultuuriminister. Ühesõnaga, kõik, mis puudutab kuritegevuse kontrolli alates seadusloomest. Nii et seaduste väljatöötamine on Justiitsministeeriumi all. Seaduste elluviimine, kriminaalseaduste elluviimine. Hakkame lugema alates prokuratuuri, kohtutest, mida Justiitsministeerium haldab, vanglad, kus karistusi täide viiakse, kõik on otseselt Justiitsministeeriumi alluvus. Sel ajal viidi Justiitsministeeriumi alla ja kinnistati väga selgelt statistika. Nii et kuritegevuse statistika, mis nüüd kriminaalpoliitikas tähendab tegelikult, see on nagu korrakaitseorganite aruanne ühiskonna, on kuritegevuse statistika. Sellega tegeleb Justiitsministeerium ise. Neil on enda osakond, mis kõige huvitavam, Lang ministrina jõudis alustada enne seda, kui aeg tal läbi sai, nii-öelda seda kriminaalõiguse reformi hindamine. Nii et veel kord üks hindamine, et kui hästi me siis töötanud oleme. Nii et Eestis algas tegelikult kriminaalõiguse reform 2002, võib öelda, kui uus karistusseadustik võeti. Ja seda teeb jälle Justiitsministeerium ise. Nii et nagu tõesti omal ajal selline, ma olen naljatoonis mõelnud selline iseteenindusliku sööklamudel, et ise joome, ise sööme, ise toome nõud ära ja oleme rõõmsad ka selle juures. Ja see on ainult üks konkreetne näide, milline ühiskond olla ei tohi tegelikult. Siin ei ole mingeid tagasisidesid, mitte mingisuguseid väliseid sõltumatuid hindamisi, mitte midagi ei ole. Ta funktsioneeribki täiesti kinniselt. Ja selliseid asju luuakse kas kogemata või teadlikult, ma ei ole sellest aru saanud, mingis mõttes on nad mugavad, aga neid on loodud siia Eestisse regulaarselt ja see on halb. Demokraatia selline, kus inimesed ise ka enda valitsemises osalevad, peegeldavad pidevalt seda, kas nad on enda valitsejatega rahul, kas ei ole. Ega see ei ole lihtsalt üks selline auru väljalaskmise koht, kuigi selline funktsioon on ka olemas. Sellel tagasisidel peavad olema ka reaalsed tagajärjed. Muidu on ta lihtsalt üks siukene või selline vormipärast asi. Ja demokraatliku ühiskonna tugevus ongi selles, ega tõde ei tea ju keegi. Jumal teab tõde.
inimestest keegi ei valda lõplikku absoluutset tõde. Sinna liigutakse läbi diskussiooni, läbi erinevate arenguvariantide arutamise ja see on demokraatia ja avatud ühiskonna tugev. Ja sellest loobumine teeb tegelikult nõrga. Järjest rohkem jääb mulje, et kui sa Eestis tahad nagu enda äri püsti panna ja olla kindel, et sul ikka käsi hästi käib, siis sa pead kuidagi ennast selle riigieelarvega oskama siduda. Et see, mida sa teed, et sa saaksid mingisuguse riigipoolse garantii ja see on jälle selline asi, mis ei ole ilus. See on jälle, Venemaal nimetatakse seda administratiivseks ressursiks. Administratiivne ressurss, mis ühel, et kui sa ta hästi läbi ei saa, siis läheb sul ninast vere välja pikali kohe, aga kui hästi saad läbi, siis kuldab üle. Administratiivne ressurss. Eestile ei ole vaja sellist asja sinna, sellesse mudelisse järjest rohkem sisse minna. Ka see ei lõpe hästi. Ei tahaks mingit pessimismi kõlvata. See 20 aastat me oleme päris suurte asjadega hakkama saanud, aga tuleb järgi mõelda vahepeal ja sitte sääda. Ei pruugi. Nii et ma oleksin optimistlik ikka. Siis äkki politsei ütles, et nüüd me võtame pingelise tähelepanu alla vargused. Kuu aega hiljem teatati, et õigemini samal ajal, kui vargused võeti nüüd, tähendab, prioriteetseks politseile. Samal ajal räägiti, et kuritegevus on vähenenud 8%, aga vargused on suurenenud 8%. No see enam ei ole kuritegu, tähendab vargus, see on juba normaalne seis. Ja nüüd, kui läks kuu aega mööda, siis öeldi, et jah, politsei on kinni võtnud 40% rohkem vargaid kui enne. No väga huvitav statistika, alles täna ma sain aru, kus kohast see statistika tuleb, suur aitäh selle eest. Kus poolt tuleb näiteks teaduslik objektiivsus, eksperdi sõltumatus, siis maksab see midagi. Kui sama ministeerium ise seal kokku liidab ja lahutab, kus osakond, kus on ametis meie enda magistri üliõpilased. Ja teevad täpselt seda, mida minister käsib. Minister ütleb, mis välja peab tulema.